tere tulemast kuulama Amperli podcasti Praktiline AI. Täna räägime siin Henrikuga sellest, kuidas kasutada AI-d API kaudu. Ja siis kõige lihtsam asi seda teha on mingi sellise olemasoleva tööriistaga. Ja me täna näiteks võtame, kuidas ühendada AI-d Google Sheetsiga. Et ma olen seda ise juba tegelikult päris pikalt teinud, et ma arvan, ma hakkasin ligi 2 aastat tagasi kasutama nii sellisel moel. Võtame need asjad ette ja anname sulle mõned mõtted ka, kuidas seda ise saaksid kasutada. Nii, aga hakkame pihta sellega. Keskendume alguses siis selle peale, et mis vahe on AI-de kasutamisel API-ga ja mis tavalise veebichatiga. Et veebichatiga ma usun, meie podcasti kuulajad on kõik juba korduvalt kasutanud erinevaid AI-sid, aga lisaks on siis kuskil API. Ma arvan, et esimese asjana võib vist välja tuua finantspoole ja öelda, et API kasutamine ei käi selle igakuise 20 või 200 euro alla OpenAI näiteks, et ta on eraldi hinnastamisel ja ta ei eelda, et sul on olemas mingisugune kallim pakett. Sul on eraldi selline koht nagu platvorm, nagu ma eksin, platform.openai.com vist on see aadress. Me paneme sinna saate artikli juurde lingid ka, aga et sa seal teed eraldi konto, sul isegi ei pea üldse ChatGPT kontot olema ja siis iga päring, mis sa saadad, maksab raha, aga see maksab raha ei ole nagu väga palju. Ja seal on, oleneb ka sellest, mis mudelit sa kasutad, et kui sa kasutad seda kõige kangemat O1, siis ta on kalli hinnaga ja kui sa kasutad, ütleme näiteks 4O minit, siis ta on niimoodi, et 4O miniga on kohati inimesed teevad siukse challenge'i, et kuidas saada kulutada 1 euro, et see on lihtsalt nii odav. Ja ma arvan, et me peame natuke ka austama neid kuulajaid, kes võib-olla ei tea, mida tähendab API, et kui ma nüüd õigesti mäletan, see tähendab Application Programming Interface. Nii ta on, jah. Ja see siis mõeldud on API kasutamiseks arvutitel, ehk siis ta on selline ekraan, mis on arvutilt arvutile lugemiseks, et tegelikult inimesele ta ei olegi mõeldud, meie asi on need erinevad infosüsteemid omavahel ära ühendada ja siis kui me ütleme, et ChatGPT kasutamine üle API, siis selle all me mõtleme, et me võtame mingi ühe programmi ja õpetame ja aitame tal kasutada siis vastavat meie ChatGPT. Tegelikult sa saad, me oleme enamasti ju kasutamas ChatGPT-d ja OpenAI-d, selle tõttu ma siin näites ka täna näitan OpenAI kasutamist API kaudu. Aga sul võib see olla Claude või see võib sul olla Gemini või DeepSeek. Kui selleks Gemini API-d saab osaliselt jälle tasuta kasutada, nagu kõik Google on meil niisugune Big Daddy, kes toob asju tasuta koju, et Ja mis veel nagu rahalise mõtestamise lõpuks võiks öelda, API-ga on võimalik rahast ruttu lahti saada, kui sa kulutad seda kontrollimatult ja väga palju, aga tegelikult seda kulu on väga mõistlikus mahus ja kui sa kogu aeg seda ei kasuta, siis seal kuutasu ei ole. See on pay as you go, nii nagu tarbid, nii maksad ja tõenäoliselt kulub seda ka vähem kui 20. No ma võin selle raha osas mõned näited tuua, mis mul on endal olnud, et ma tegin ühed dokumendid, umbes 100 tükki API abil, kus siis mina saatsin kõigepealt oma käsu, mis oli circa 3/3 A4. Sealt ma sain tagasi umbes lisaks veel A4 ja kordu, siis see kõik pandi kokku, saadeti uustesti sinna, uuesti tagasi. Nii et ütleme, kokkuvõttes käis edasi-tagasi võib-olla 5 lehekülge materjali ja seda ma tegin 100 korda. Niimoodi. Ja kui ma olin selle ära teinud ja seal veel paar ringi veel mingid niisugused teste ja kontrolle peale teinud, siis see maksis umbes 23 euri. Nojah, ja nagu me siin enne Priiduga arvutasime näiteks, ütleme, veebipoes 1000 tootekirjelduse loomine umbes maksimaalselt 40 võib minna 30-40 eurot. See on absoluutne maksimum selles. Aga no näiteks, kui sa teed mingis, ütleme, ma ei tea,
HR-is või psühholoogiast, et mingi inimese nõustamist, tahad teha et inimene saab kuidagi nõustamist saada ja sa pead kogu epikriisid kaasa panema, sest API kaudu iga küsimus on unikaalne, ükski küsimus ei mäleta eelmist küsimust, tal ei ole konteksti, iga küsimusega tuleb kogu kontekst kaasa panna, kontekst jaguneb tokeniteks, tokenid maksavad ja on võimalik pidada sihukest nagu mingisugust meditsiinialalist chatti, kus sul kogu kontekst on kaasas, iga sihuke vestlus jõuab 3, 4, 5 euroni. No mitte iga üks vajutus, vaid kus on, ütleme, 10 minutit tahad chattida ja edasi tagasi, eks ole, et siis võib maksma minna. Ma võib-olla natuke mõtiskliks selle peale. Meil on nagu praegu, kui me ChatGPT-st räägime, siis nagu 3 peamist mudelit, mida kasutada, või isegi 4, aga ütleme, kõige tavalisem on 4O. Kui sa seda, mis sa ütlesid, praegu teed 4O-ga, siis ma arvan, et see hind jääb alla euri. Kui sa kasutad 4O minit, siis see jääb alla 10 sendi. Nüüd, kui sa lähed vähe kangemaks, võtad O1, siis seal on niimoodi, et seal sa võid tõesti jõuda selle paari eurini ja sama siis kehtib selle O3 mini kohta, et see on see hinnatase, aga sa saad panna päevalimiidi ja kui päevalimiit soft või pehme limiit saab täis, siis ta ütleb, kuule, sul sai näiteks 5 eurot täis või siis kui jõuab sellesse kõvasse limiiti, näiteks 10 peale paned selle, siis ta ütleb, kuule, sul sai 10 täis ja siis lihtsalt on kõik, siis ta enam ei lase päringuid läbi. Ja miks me sellest rahast rääkisime, ei ole mitte nii väga sellepärast, et me kahtleksime, kas meie kuulajad leiavad selle 10 või 20 või 100 eurot, et lõpuks oma tööd optimeerida, vaid lihtsalt kui teha ärimudeleid või äriplaane, et ma loon äppi, kus ma teen mingi teenuse kellelegi tarbimiseks, kasutan seal AI-d, kulusid mul ei ole ja siis unustad oma selle API kulu ära ja paned selle, ütleme, 10 euroga tarbimisse ja siis keegi tuleb ja tõmbab selle äppi ja tarbib seda 20 euro eest ja siis hakkab tiksuma kahjum. Nagu ma juba ütlesin, API eripära on see, et ta ei mäleta konteksti, teda saab tutvustada erinevatele tarkvaradele. Me oleme siin rääkinud ühes saates make.comist, aga ka Zapierid, kõik asjad oskavad API-t lugeda. On nii? No tegelikult ongi nii, et ütleme, API on tänapäeval see, kuidas masinad omavahel räägivad, mis olgu ta sul programm, mis iganes, peaaegu kõigil on mingit sorti API ühendus olemas. Ja. Aga täna me räägime asjast, mille kohta paljud inimesed ei tea, et seal on API tugi olemas. See on Google Docs. Keskkond, Google Sheets, Google PowerPoint, mis iganes, ta ei ole PowerPoint. Slides, lihtsalt slides. See näiteks panin ka või see, mida ma ise tegelikult kus ma seda kõige rohkem kasutan, on Google Sheetsi puhul ja siis mul on tehtud selline Google Sheetsi ühendus, mis teeb seda, et ta võtab mul lehel olevad andmed, saadab need automaatselt ChatGPT-sse ja siis saab järgmisesse kasti vastuse tagasi. Ja see on nagu puhas automatiseerimise tööriist selles mõttes, et ühe kaupa ma võiks neid toksida ja sinna chati aknasse ka ja siis kopeerida kuhu vaja. Aga see on tõesti selline asi, et ma näiteks panen mingi tõesti 500 rida mingit asju, mille kohta, mida ma tahan siis AI-sse saata ja siis valin need välja, vajutan nuppu ja siis hakkab plops tekkima mulle sinna need vastused vastavalt sellele, mis ma promptiks kirjutan, mis ma mingiteks parameetriteks panen seal. Ja see toimib siis nii, et sina juhid seda siis mingisuguse skriptiga Docsi poolt või sa juhid seda AI poolt? Jaa, selles mõttes, et see töö käib kõik nagu Google Sheetsi pool. Selles mõttes, et Google Sheetsil on oma nii-öelda makrokeel, mis tehniliselt võttes on JavaScript, aga nad nimetavad seda apps script ja see apps script, see siis on see, et kui sa vajutad nuppu, siis see skript pannakse käima ja tema võtab su tabelist andmed, saadab API-sse, saab vastuse tagasi ja kirjutab sinna, kuhu sa tahad need andmed tagasi. No ilmselt paljud kuulajad ei ole ka seda nii-öelda tehnoloogiat kasutanud, et paljud on kuulnud, et Excelis on makrod, aga selliseid makrosid on, no ilmselt saab ka Exceli makrodega täpselt sama asja teha. Kusjuures kuna mul oli see Google Sheetsi oma olemas, ma mõtlesin, et teeks omale Exceli oma ka, aga see on vist Visual Basics või midagi taolist, see makrokeel. Ja siis ma hakkasin seda tegema
ei saanudki hakkama või ütleme nii, et kuna ma ei saanud kohe hakkama, siis ma lõin lihtsalt käega, ma ei viitsinud sellega edasi tegeleda. Tehniliselt võttes saab, aga fliks-plaks meetodil ei läinud läbi. Õnneks ongi, ma arvan, meie podcasti eelis see, et me ei ole programmeerijad ja püüame tänu sellele, suudame tänu sellele püsida natuke lihtsamal tasemel meie kuulajate jaoks. Ma arvan, et võiksime leppida teadmisega, et meie koodi, mis sinna makrosse peab minema, võiks kirjutada AI, et ei pea ise tegema. Ma arvan, AI saab ka Visual Basicuga hakkama, aga põhiline on siis see, et äkki siis käime nüüd läbi sammhaaval, et esimene asi, mis API-ga ühendamisel on, tuleb teha nii, et see API oleks turvaline ja anda võtmed. No põhimõtteliselt alustuseks võtame siis seda, et sul on vaja see, et sul oleks see võti olemas, sa lähed sinna kohta, mille nimi on platform.openai.com, seal sa, kui sul on konto, ühesõnaga logid seal sisse, vahet pole, lihtsalt suvalise kasutad, et sinna ja siis sul on see olemas. Ja kuna ma tegin see nii ammu, ma ju mingi laias laastus 2 aastat tagasi, ma ei mäleta, ühesõnaga, kui mina ta 2 aastat tagasi tegin, siis nad andsid mulle kohe $18 krediiti. Kuidas praegu on, ma ei tea, aga siis midagi peaks saama, ei saa. Mina ei saanud midagi, vähemalt ma ei leidnud, ma kandsin sinna 5 eurot ja nüüd ma olen kulutan seda, jah, pole veel üheni jõudnud, no ühesõnaga tegutsen. Ja, et ühesõnaga teed selle konto ära ja siis seal see kõige tähtsam asi on see, et võtadki, lähed tee mulle võti, teeb sulle, see on niisugune nagu pangakonto number, pikk, see on kõige pikem API võti, mida ma ever näinud olen, on OpenAI-l. Ja selle siis võtad kasutusse. Et mul on siin näiteks tehtud üks tabel, et me jagame seda tabelit nii ka, et sa saad teha sellest omale koopia ja ainuke asi, mis sul on vaja sinna sisse panna, on see API võti. Ehk sa ei pea progema ega midagi, lihtsalt võtad selle kopi ja teed. Ja seda, kui Priit ütleb sina, ta ei pea mind silmas, vaid see on siis kuulajatele. Et meie saate notesides on link sellele. Kui sa selle tabeli kätte saad, siis võtad oma võtme, paned sinna kasti, kuhu see võti seal käib, see on ilmselt arusaadav, siis ta töötab. Sa pead selle küll ära autoriseerima, kui sa esimest korda selle käima paned, siis Google põhimõtteliselt ütleb sulle mingeid selliseid asju, et kohe plahvatab su arvutis. Ma pole nii kuri ja jada nagu öeldud, et see skript on mitte turvaline või kas sa ikka usaldad seda skripti. Et ma luban, et ei söö su arvutit ära ja vajutad jah, ma panen sinna artikli juurde ka need ekraanid, millel sa jah pead vajutama ja siis töötab, et rohkem ei ole midagi vaja teada. Seal taga on see AppScript ka ja kes huvitab, võib selle lahti võtta, ma panen artiklisse selle koodi ka, kes tahab, võib seda muuta, teha sellega mida iganes, aga põhimõtteliselt seda, sa ei pea koodi tundma ja seda teadma. Et meil siin Henrikuga on nagu selline mindset või lähenemine, et me ikkagi hakkame suhtlema arvutitega nagu Star Trekis. Computer, tee midagi, ses mõttes see, et sa pead koodi nägema, see on lihtsalt üks kark, mis on lihtsalt tekkinud sellepärast, et me oleme nii vara nendes arvuti kasutuses. Et me proovime teie jaoks kõik asjad nagu hästi lihtsalt ära teha. Räägid äkki paari sõnaga, mis see tabel sul hetkel teeb? Või see, millest sa saad siis koopia teha omale. See on siis nii, et siin on 5 tulpa. Esimene tulp on prompt. See on siis see, kus esimesed 2 tulpa kokku on sisuliselt käsk, mille sa saadad. Esimene, mina olen siis mõelnud, nii ma ütlen näiteks, võta järgmise kasti andmed ja tee nendega midagi. Et see lihtsalt liidetakse kokku sinu nagu käsk ja kui vaja võid andmeid juurde panna, kui ei taha, ei pea panema. Kui see väli tühjaks jääb, siis on lihtsalt käsk. Sa võid öelda, et kirjuta mulle artikkel lumememmest ja teise välja jätad tühjaks, siis sa saad artikli lumememmest. Kui sa kirjutad esimesse kasti, kirjuta mulle artikkel lumememmest ja teise artiklis maini materjale. Porgand, süsi, oksad ja lumi, siis sa saad sellise artikli, kus on need asjad mainitud. Et kui nüüd praktilise asja poole minna, siis võib-olla niimoodi, et esimesse kasti kirjutad, palun tee mulle selle toote kirjeldus ja teise kasti paned toote näiteks spetsifikatsiooni, kilod, pikkused, laiused ja materjalid ja mida iganes. Nüüd siit edasi siis on temperatuur.
temperatuur on siis see, et kui veidraid vastuseid ta sulle annab. Mida madalam on temperatuur, seda ühetaolisemad need vastused on ja see on siis 0-st kuni 1-ni ja kui sa tahad hästi-hästi erinevaid ja veidraid vastuseid saada, siis paned 1 ja kui tahad progeda, selles mõttes, et saada kindlasti õiget vastust või võimalikult õiget vastust, siis paned 0. Ja siis järgmises tulbas on siis mudeli nimi. Et need mudeli nimed, ma panin selle lingi ka, et sealt sa siis saad vaadata. Sa ütlesid, et näiteks sa ise oled kasutanud neid tootekirjelduste tegemiseks. Ja väga hea vist on tootekirjeldusi just nii-öelda Exceli-laadses tootes teha, et seal saadki öelda, et annad konteksti, annad toote, võib-olla saab ka pildi kuhugi panna ja siis... Nagu ma ennem ütlesin, et paned siia selle... Esimene on see, et käsk, et tee mulle selline tootekirjeldus, näiteks sellise tarbija jaoks, teise paned andmed ja tegelikult sa võid, siin mul praegu ei ole nii tehtud, et ta pildi kaasa võtaks, aga põhimõtteliselt sa saad talle ka pildi kaasa võtta, et ta vaatab ise pilti, OpenAI saab ju pildist aru ja API saab ka pildist aru ja selle saab kõik üheks kombineerida. Ja siis on tõesti niimoodi, et paned 1000 rida täis omal neid andmeid, ütleme ideaalis sa ühendad selle otse WordPressi või mingisse Magentosse või kuhu iganes, aga pool käsitööna on nii, et siin valmis ja siis keegi copy-paste ib ta sul sinna tagasi. Eks, et... kiirendab ka nii, eks? Jaa, kiirendab ka nii, jah. Sotsiaalmeedia, kas selle tabeliga saab sotsiaalmeedia postitusi sama asi, et esimesse kasti ütleb, palun tee mulle Facebooki postitusi, nii ja naa, kirjutad, mida sa kõike tahad. Ja siis teise kasti ma panen tavaliselt, et nüüd täna on teemaks Google Sheetsi kasutamine API-ga või täna on, ja panen mingid detailid sinna sisse, nii et ta võtab, palun tee sotsmeedia postitus nende detailidega, sinna võib terve artikkel sisse minna ja siis ta teeb sulle sinna lõpukasti, teeb siis selle sotsmeedia postituse. Et seda ma teen praegu niimoodi jälle, kõik asjad on võimalik otsast otsani ära ühendada, eks ole, et mul on lihtsalt masin, mis postitab ka otse Facebooki, aga täna mul on see, et ma ikkagi jätan selle inimese sammu sinna vahele, et liiga veidrad postitused ei tuleks, kuigi juba üha paremad ja paremad. Mingid andmeanalüüsi või? Andmeanalüüs, ütleme, üks asi, mis ma kunagi tegin, oli üks konverentsi tagasiside. Selline väli, et mida sa sellest arvad, vaba tekstina inimesed said kirjutada, need kirjutasid sinna lause kuni võib-olla 5 ja neid oli 200 tükki. Et kui need kõik läbi lugeda, nagu tõsiselt niimoodi, et selle risti üle või loed läbi, siis oleks võtnud kuskil 4 tundi aega. Ja siis ma tegin niimoodi, et selles esimeses kastis, või ühes kastis oli siis see, mida inimene ütles ja teises kastis oli siis, et palun tee sellest 10-sõnaline kokkuvõte ja lisa kas positiivne või negatiivne. Ja siis tuli sinna lõputulpa tuli see sisse, et lühike kokkuvõte ja excellent või midagi negatiivne. Et siis sa saad silmad üle lasta, sest negatiivse poolega sul on vaja tegeleda, vaata. Et positiivne on tore, aga negatiivne võib olla see, et äkki keegi tahab, ma ei tea, on väga kuri ja peab äkki midagi tegema, et ta enam ei oleks nii kuri, eks. Sama asi ka kliendi toel korduma kippuvad küsimused ja sellised asjad. HR, palkad kedagi CV-de pakk? Kui sul on ikkagi palju CV-sid, et 100 ja väikeettevõttel väga vahet ei ole, aga siis sa tõesti saad panna ka, et sa standardiseerid ära, andmed lähevad siia ja mingid sellised, lihtsad küsimused, sest mõtled, et CV-d on ikka keerulised asjad, aga põhimõtteliselt see, et sul on tabel, kus sul on inimeste andmed, siis see, et sa lõpus, kui sa oled ise juba näiteks otsuse ära teinud, et selle põhjal AI teeb sulle kirja ja saadab lõpuks ka välja. Ma ise tegelikult seda olen teinud Make'is, aga saab ka siin teha. Väga hea, on sul veel ideid, mida saab sinna Google Sheetsiga lahendada? Ütleme siis artiklid võib-olla ka, et... Artikli puhul on kõige olulisem see, et ta peab kuskilt seda lisakonteksti võtma. Jah. Seal on tõesti see, et tõenäoliselt siuke tööriist nagu Make annab sulle ühe sammu juurde, et see on selline, mina ise kasutan seda Sheetsi asja, kui mul on mingi konkreetne jada erinevaid plokke või ühikuid andmeid ja siis seda, aga kui mul on juba mingi keerulisema samme vaja teha, siis ma lähen Make'i tavaliselt. Kas sa kasutad ise seda Google Sheetsi nagu esimese eelistusena või mingi teine andmebaasi programm võiks olla ka huvitav, et
ma üldiselt üritan hästi lihtne olla, et enamasti on, et Sheets on nii, et ta ühendab igasuguste asjadega, seal on niisugused tänapäevaseid mugavusi, mida Excelis on ka, aga kuidagi puisemalt ja veidramalt. Ja seetõttu see tundub nagu suhteliselt hea ja lihtne. Et muidugi mõned kasutavad siin mingid Airtable'it ja Notion'id ja mingid sellised asju, et need on kõik ägedad kellad viled, aga see on nagu hästi basic ja lihtne oma olemuselt. Aga mudelitega, ma loodan, et enamus kuulajaid meil võib-olla juba teavad, et 4O on see, mida enamasti täna nagu põhimasinana kasutatakse, siis on meil 4O mini on selline asi, mis nagu reaalselt ei maksa mitte midagi, seal on nagu raskusi euri kokku saamisega, isegi kui sinna miljoneid tokeneid sisse kallad. Aga ta ei ole nii nutikas. Jaa, täpselt. Aga näiteks üks klassifitseerimistegevused, et lihtsalt, et kas see on see või teine või mingid sellised lihtsad asju võib läbi selle 4O mini lasta. Ja siis meil on need O-mudelid. O-mudelitega on nüüd niimoodi, et näiteks Henrikul O1 ei ole, aga mul on. Ehk siis see oleneb sellest, kui palju sa oled kasutanud, et mingid sellised algajad ei saa endale O1. Räägi nüüd, kui palju peab kasutama? $100. Et mul on 2 aasta jooksul kulunud rohkem kui $100 ja siis O1 on praegu sellisele miidiga. See on siis, sa pead kulutama see $100 API-de peale, API-de peale, sellepärast, et see, et sa oled 5 kuud maksnud $20 paketti ei loe. See ei ole, see on ainult API-sse kulutatud raha. Ja tehniliselt võttes muidugi, kui sul seda O1 on meil arutleja, eks ole, see, mis neile annad sisse, ta mõtleb, seda on väga hea mingites kohtades kasutada. See, kui sul seda vaja on, sa võid kanda lihtsalt €100 neile kontole ja siis sul on see käes selles suhtes. Sellepärast, et seal on mingi, seal samas API platvormi peal on kirjas ka, et mis need erinevad levelid on ja kuidas need tekivad ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt et kui palju sa neil raha oled andnud, selle järgi saad leveleid ja keeratakse kraani peale, et kui palju päringuid sa sekundis võid saata ja nii edasi. Ühesõnaga tasub kulutada, et see on ikkagi soodsam kui osta 200-ga pro-pakett. Seda küll, jah, sellepärast, et sa seal saad küll nii palju, kui sa tahad ja tõenäoliselt kulub vähem kui 200 sellele pro-paketi peale. No mis veel, et siin selle O3 tulemisega on päris hea küsimus, sest viimane jutt, mida ma nägin, Sam Altman OpenAI'st, oli see, et see ei tule eraldi tootena, vaid läheb teiste asjade sisse. Aga see selleks, et seda vaatame siis, kui ta tuleb. Aga siis tulles tagasi, kuidas seda API-d seal kasutada, siis sa saad omale mingid limiidid, sa saad oma võtmed ja neid kasutad, raha kulub nii palju, kui sa ise kulutad. Aga ma räägin praegu hästi lihtsatest asjadest selles mõttes, et tõesti, tekst sisse, tekst välja, aga tegelikult sa saad ka saata talle kõnet ja pilti ja multimodaalne, eks. Ja seda real-time AI-d saad kasutada, nii et tehniliselt võttes sa võid ise ehitada juturoboti, kus sa räägid sellega juttu ja teha sellest mingi teenuse ja nii edasi, et kõik seda sa võid progeda, lasta masinal ja siis ise kogud ainult raha. Kogud raha, kui sa tuled kasumisse, sellepärast, et võid ka kulutada raha ainult. Kui liiga palju... Ma arvan, et kui firma teha, siis peaks ikka kasumisse tulema, muidu pole point. Väidetavalt on juhtunud palju startup'e, kes tahavad endale palju kasutajaid, teevad tasuta AI-teenuse ja siis avastavad, et nad ongi väga populaarsed, aga keegi ei taha maksta. Aga... Ja see on päris huvitav, vaata, mille otsa ma jooksin, oli see, et kui ma teeksin mingi lihtsa programmilise mingi startupi, mina ei tea, poe nimekiri näiteks, siis ta istub mu serveris, ma maksan serveris €10 kuus ja kogu moos, ma võin sulle anda 3 kuud tasuta kasutamist. Aga kui ma nüüd panen sellele API külge või AI külge, et ta näiteks soovitab sulle või teeb midagi selle poe nimekirjaga, siis iga kord, kui sa seda kasutad, siis on mulle kulu, et sellega tuleks arvestada, et see on tähtis asi. On võimalik ju ka ühendada see API kuidagi selle slaidide külge, toetavad. Ta saab kõige külge ühendada, jah, et selles suhtes. Mis seda skripti toetavad? Ma ei ole ise teinud, aga ma olen näinud sellist asja, mille peale ma isegi mõtlen, et peaks ära tegema. Aga põhimõtteliselt sa võid teha niimoodi, sa saad kliendi pakkumise, sa genereerid vastuse ja siis sa kirjutad vastuse slaidide peale või doksi ja siis sul autogenereeruvad näiteks kliendi pakkumised. Väga super, et sa saad ju põhimõtteliselt Google Sheetsi ehitada oma isikliku Pipedrive'i.
kui sa tundub sulle soodsam. No ütleme nii, et ise on mõistlik ehitada siis, kui sa ehitad endale mingit funktsionaalsust, mida sul veel ei ole. Sulle ei paku. No selge, aga võtame siis tänase saate kokku sellega, et punkt 1 on see, et tuleks endale teha konto OpenAI-sse, et oleks võimalik kasutada API-t suhtlemaks AI-ga. Kui sa selle Playgroundi sinna pagana platvormile endale konto teed, siis seal sees saab ka kasutada natuke teisel moel seda AI-d otse. Saad ka prompte kirjutada ja saad endale näiteks tekstist heli teha ja selliseid asju, et ta ei ole ainult API võtmete hoidla, seal on natuke mingit muud funktsionaalsust ka. Aga kui sa teed API, siis sealt keskkonnast leiad sa endale API võtmed, sa saad ära ühendada ja ta ei ole asi, mis hakkab kohe raha küsima. Teed ära ja ei taha kasutada, siis kulu ei ole. Kui tahad, siis on võimalik AI-ga võimestada kõiki oma kasutusel olevaid moodsamaid programme ja Google Docs on, ma arvan, üks väga levinud keskkond Eestis. Seal seda siis saad edukalt kasutada. Saad kasutada muidugi ka Wordi Excelit. Neile on tänapäeval sisse ehitatud veedetavalt Copilot. Ja see Eesti Copilotiga on lihtsalt see asi, kui sa ütled, kuule, kirjuta mulle nüüd äge eestikeelne tekst siia, siis ta ütleb, sorry, ma ei räägi eesti keelt. Et siuke lugu siis selle asjaga. Ma olen ise Microsofti aktsionär, see ajab mind jõhkralt närvi, et nad nii kobakäpad on. Ja kui sul Copilot tegelikult räägib eesti keelt, eks. Ta lihtsalt Office'i sees ütleb, et ei räägi. Jah, aga ta on mulle seda öelnud eesti keeles. Okei, nii ma olen ingliskeelse vastuse saanud. No ja, aga siin keeltega on üldse keerulised, et ühesõnaga võtsime sellega saate kokku, edukat kasutamist, kirjutage meile kommentaaridesse, kuidas on läinud ja kui on küsimusi, siis küsige, me vastame ka kommentaarides vahel. Pane kindlasti like sellele videole, sellepärast siis me saame kuulsaks ja subscribe ka, like and subscribe. Like and subscribe. Head aega. Head aega.